no tšau, sellised mõtted tekkisid. Vaata, kui on elus selline olukord tekib, et on hästi palju teadmatust või hästi palju asju, mis vajavad korraga lahendust. Nii-öelda vahepeal on nagu tekib elus tekivad sellised ekstreemsemad olukorrad. Ja kus on nagu 100 erinevat pusletükki on vaja korraga kokku panna ja see tundub nagu nii üle voolav, jah. See võib tunduda nagu seda on liiga palju, siis meie psühholoogia ei ole võib-olla nagu mõeldud sellise asja jaoks ja kõik korraga need asjad hakkavad kordamööda tulevad tähelepanust tulevad läbi, jah. Ja siis see võib tekkida sellise tunned nagu, et nagu see lämmatab sind, see olukord lämmatab sind nagu ja see võib tekkida sellise, ma ei näe siit väljapääsu, ma ei tea, kuidas siit välja pääseda sellest olukorrast, siis kehas võib tekkida nagu reaktsioon, et selline nõrkus, jah, võib tekkida selline käega löömistunne, jah, ja siis see võib viia selleni, et ei taha üldse teki alt väljagi tulla kodus, ja siis sellega siis tunned ennast, võib tekkida see nõrk tunne ja nüüd võib tekkida nagu häbi ja nüüd tekib häbi, et ma ei tea, kuidas siit ja ma tunnen ja see nõrk tunne ja siis tekib selline tardumine, võib tekkida nagu ühe koha peale tardumine, kuna liiga palju on korraga, mis põleb. Ja siin, seal põleb ja siis on vaja korraga igale poole jõuda ja kustutama hakata, aga seda võib tunduda liiga palju. Ja selliseid olukordi võib elus ette tulla, selliseid situatsioone. Nii. Mis siis nagu lahendus on? Vaata, me saame tegeleda ainult meil saab olla tähelepanus ainult üks asi korraga. Me saame tähelepanu pöörata ainult ühele asjale korraga. Üks asi korraga. Me saame nagu, meil on kasutada see hetk, ainult alati on meil kasutada see hetk, et oma keha liigutada mingi lahenduse suunas või mis iganes selle kehaga teha või mõistusega teha, me saame seda teha nagu sellel hetkel. Ja siis mõistlik, ma näen, on vaadata järgi, mis on kõige kriitilisem praegu, mis on selle, ütleme näiteks, et kui kusagil metsas jalutad külmaga ja sa tead, et pakasega siin väga kaua vastu ei pea. Nii, kõige kriitilisem asi selles olukorras, mis vajab lahendust, on soe koht või sul on mingi hetk, sul on vaja sooja. Ja, kuna see on see kõige kiiremini lahendust vajav asi. Nii. Siis küsida, mis lahendus on? Nagu kui elu, ma olen siin kusagil metsas, ma ei tea, mis see lahendus peaks olema nagu sellele probleemile. Nii. Aga kui on neid lahendusi hästi palju, süüa seda, nüüd on vaja sinna peale jõuda, seda on vaja maksta, tähendab, see on veel pahane mu peale, sul on nagu hästi palju asju, siis võib tekkida nagu see jõuetu tardumine ja kuna see on liigi suur koormus. Nii, mis on lahendus? Siis ootad. Okei, ma sain, tuli teadmine, tuli taipamine, nüüd sinna vaja minna, sinna poole on vaja liikuda nüüd. Jah, okei. Nüüd hakkas tegutsemine, üks jalg teise ette, nii, jõukohased sammud. Ma näen, et tark on mul ühe asjaga tegeleda ja jõukohaste sammudega, et hakkaks toimuma liikumine, et hakkaks toimuma lahenduse suunas liikumine. Kohe, kui hakkab see lahenduse suunas liikumine, hakkab tekkima ka nii-öelda häbi hakkab ära kaduma, see nõrk tunne hakkab ära kaduma ja hakkab tekkima nii-öelda tugevam tunne sisse, vähemalt hakkas toimuma midagi, nagu miski toimub. Ja.
aga vaata, kui on nagu see pusle, kui on nagu hästi suur pusle, tükid visatakse sulle laiali ette, nüüd hakka nüüd kõik pane jupid ühe korraga paika. No kuule, come on. et see ei õnnestu nagu, et siis ma üldse ei hakkagi proovima, jah. Aga kui keegi ütleb, et okei, pane üks jupp paika lihtsalt, pane üks jupp. Või on vaja, keegi ütleb sulle, et ehita pilvelõhku ja sa, ei. Ma parem olema siin voodis teki all ja ma ei taha siit üldse välja tõusta, kuna see tundub liiga hull tegevus, see pilvelõhku ja sul on see pilt silme ees ja see tundub nii võimatu ja usk puudub, et see on sinu jaoks võimalik. Usku pole. Võimatu tundub, noh. Aga keegi ütleb, et pane üks telliskivi paika, siis no davai, ma panen ühe telliskivi paika. Paned selle ühe telliskivi paika. Liikumine hakkas toimuma ja nüüd ma juba liigun lahenduse poole. Üks väike jõukohane samm korraga. Ükskõik kui väike jõukohane see samm ka ei oleks, üks samm korraga. Või kui sa ütleme näiteks, et keegi ütleb, et sõida Tallinnasse, sa võtad kaardi lahti, sa ei hoia kogu aeg seda trajektoori nii-öelda endal silme ees või kogu seda teekonda silme ees. Okei, ma tean, ma pean jõudma Tallinnasse, aga nüüd kuna ma sõidan autoga, siis ma vaatan, mis toimub mul otsa ees. Ma ei lähe sinna. Tuled nagu ajas ettepoole nii võimalikult sellesse hetke kui võimalik ja nüüd mul on võimalus ainult seda hetke kasutada. Ainult seda hetke ja ühele asjale pöörata tähelepanu ainult korraga. Unustan kõik ära nagu, praegu nüüd on üks asi, nüüd mul on vaja juua ja ma olen, ütleme siin 1,5 päeva joomat olnud, vett ei ole siin rännanud, aga see on kõige kriitilisem asi, mis vajab kohe tähelepanu. See on ilma selleta kõik muu kahvatub. Ja kui ma juua ei saa, siis kõik muu ülejäänud on tähtsusetu. Nüüd ma keskendun ainult sellele asjale ja teen jõukohaseid samme. Ma kordan, ükskõik kui väike see samm ei oleks, jõukohased samme, et selle poole liikuda. Näiteks, et kui elu on surunud sellisesse kohta, kus tundub psühholoogiliselt liiga üle küllav, niimoodi, et sa oled kusagil voodis pikali ja see pilvelõhku ehitamine, et ütleme, et selle raskuse all lihtsalt surub sind sinna maha ja sa ei tahagi üldse tõusta, sa tunned seda jõuetust ja nõrkus ja siis tuleb see häbi veel sinna sekka, siis võib-olla alguses, võib-olla esimese asjana, selgus, nagu mul üks sõber üks päev ütles, et selgus, kirjuta 10 asja välja, millega ma rahul olen hetkel elus, 10 asja, millega ma rahul ei ole ja nüüd, mis on need lahendused selle teise tulba jaoks. Iga asja jaoks eraldi, mida ma saan teha, et liikuda nende rahu, mis on kõige olulisem neist alguses, mis on need kõige olulisemad sealt rahulolematuse tulbast ja mida ma saan teha jõukohaste sammudega. Ma ütlen, mõnikord on niimoodi, et jõukohane samm võib-olla, ma võtan teki pealt ära endalt lihtsalt, et see rohkemaks võime, aga niipea, kui see hakkab, nii kui ma selle teki pealt ära võtan, juba hakkab mingisugune liikumine pihta, siis hakkab see häbi kehast ära minema, see nõrk tunne hakkab kehast ära minema. Nüüd hakkas, mulle juba hakkas usk natukene tuli enesekindlust või sisemiskindlust juurde, ma võtsin vähemalt teki pealt ära endalt, mis iganes kellegi jaoks jõukohane samm on. Nii. Ja siis hakkab see suhtumine muutuma, see vaim hakkab muutuma, see sisimas ma ei tea, kuidas sul on, mina märkan endas kogu aeg nende vaimude vahetust, või see vaim või iseloom või suhtumine, nimetame, kuidas tahad, et selle muutus toimub nagu pidevalt. Ja siis üks vaim, ma ei ole ära õppinud veel, kuidas seda nagu järjepidevalt seda nagu hoida, seda vaimu, kutsume seda sõdalaseks või täiskasvanuks või ütleme sõdalase arhetüüp või sõdalase suhtumine või täiskasvanu suhtumine. Ja
selline vaim selline vaim on kasutada. Nii, ja kui see liikumine hakkab toimuma, siis tekib, kui see kindlus hakkab tulema, siis on palju lihtsam saada selle sõdalasega endas ühendus. See vaim võtab üle, see okei, nüüd ma tegutsen, isegi võib toetada, ma näen see, kui ma ei tea, mida teha, ma teen midagigi, ükskõik mida, jah, noh, et ükskõik mida, et toimuks füsioloogias hakkaks nagu nihe toimuma ja siis ka psühholoogias, ehk siis see sõdalase vaim. No mulle aktiveerub, ma lihtsalt mõned näited, mis ma saan tuua, millal ta aktiveerub nagu, et ma tahan nagu rohkem seda kehastada. Ja kuna seal siis toimub tegutsemine, siis hakkab toimuma tegutsemine, selles arhetüübis hakkab toimuma tegutsemine, siis tekib sisemine jõud, käib sellega kaasas, vastutus ja vastutustunne, okei, siis on palju rohkem võimalikkust hakkab nagu tekkima selle vaimuga koos või selle suhtumisega koos. Jah, trenn, intensiivne trenn, võitluskunstid meestega, trenni tegemine koos toob selle vaimuga hästi tugeva ühenduse. Siis võib tekkida, kui kaitsta on vaja kedagi, kaitsmisel, kui mul on vaja kaitsta kedagi, siis tekib parem ühendus. Ja see on seal selle suhtumisega on palju tugevam. Nüüd sai päris palju asju korraga siia sisse sulatatud sellesse monoloogi. Ja siis, kui ma märkan, et siis, kui see väikeste sammudega tegutsemine, seda hetke kasutades oma keha mõistust, et tegutseda väikeste sammudega, siis automaatselt hakkab ka häbi ära minema. Kuna ma ütlen, see häbi, see hoiab seal madalas kinni, nagu kui ma ütlen, et see ei ole hea koht, kus olla, no see on nii nõrk koht, kus olla, see on nii jube koht, kus olla. Päriselt, kui ma mõistan, nagu ma olen ise olnud seal, aga see on nii, tähendab, see ei ole hea. Selles sõdalase versioonis on palju tugevam ja olla, jah. See on nagu palju teistsugune maailm, sa näed, maailm muutub teistsuguseks kohe nagu, nii kui see suhtumine üle võtab, siis ka kõik maailm muutub kohe nagu sa näed, ma näen inimesi teises valguses, ükskõik mis objekti, ma näen ükskõik mis probleeme näed teises valguses, kõik muutub kohe, kui see suhtumine muutub, kohe muutuvad kõik asjad järgi. Ja siis samm-sammult lihtsalt, ma ütlen, kui liiga palju asju korraga, sa hakkad kõike korraga püüdma hakata lahendama sellel ühel hetkel, mis sul kasutada on, kui sa saad ainult ühele asjale keskenduda, siis hakkad tundma tõenäoliselt ennast nõrgana ja kõik võib tunduda liiga üle jõu käiv ja see tekitab sellise nõrkuse tunde ja siis võib tekkida sellest selline tardumine, kus kui siis on liiga palju asju, et tõstan käed üles ja võib tekkida see situatsioon. No aga ma ütlen, ega see jääda sinna nõrka kohta, ega see ei ole lahend, ega see varem või hiljem on sealt vaja välja tulla, nagu varem või hiljem. Sinna ei saa jääda, nagu see on liiga masendav koht, kus olla, sinna ei saa kauaks jääda. Lihtsalt võib-olla vahepeal on vaja ära kogeda, lihtsalt okei, ma korraks kogen seda, aga siis on vaja edasi liikuda. Ja ma ütlen jõukohaste sammudega. Kasutades seda hetke meil jõukohasteks sammudeks, et liikuda oma lahenduse suunas. Ja julgus käib ka selle sõdalasega käib ka kaasas julgus siis.
julgus vastutada, julgus tegutseda, julgus käib kaasas. Nagu ei ole nagu hirme. Ja. Ja vahepeal vaata aktsepteerida, kui teha rahu siin, mis see viimane laks oli nüüd, jälle ma sain nagu hästi tugevalt teha rahu oma surelikkusega, nagu selle keha surelikkusega, mis on nagu sellega käib kaasas omakorda julgus, nagu see julgus on järgmine tase julgus, kui sa teed rahu sellega. Okei. Ja elu hakkab tunduma üldse teistsugune. No, selles suhtes, et no see võtta nagu teatud hirmud kaovad ära, sa võimalused, mida sa teha saad ja julged ja nagu suudad, kui aktsepteerida kõige hullemat, mis saab olla, nagu lihtsalt teha läbi see enda peas, nagu mis see kõige hullem on. Ja siis sellega kaasneb selline vabadus ja julgus. Ja siis jah. Usk tegutsedes hakkab usk kasvama, kui ma hakkan usun, davai, okei, üks samm korraga. Liigume, ma ei tea, kuhu ma täpselt välja jõuan, aga ma hakkan minema. Ja siis see usk ja siis iga sammuga vaatad, see usk kasvab. Võib-olla tulevad mingisugused, nagunii tuleb mingid tagasilööke, kogu aeg tuleb, no see käib selle asjagi, tähendab. Ja. Tagasilöögid, nende mõtestamine võib ka, sa võid erinevalt vaadata neid tagasilööke. Mõned on vajalikud, okei, see tagasilöök tekkis, kas see on see, kus ma pean siit läbi murdma või on see universumi poolt märk, et muuda strateegiat või murra läbi, nagu see erinevad olukorrad on ja miks see tagasilöök on nagu, et mis temaga teha tuleb selle tagasilöögiga. Ja kindlasti mitte uuesti sinna häbi ja selle ohvri ja abituse kohta minna. See on nagu, ma ütlen, see on nii jube koht, kus olla, fuck. See on nagu rämedalt hull koht, kus olla, no. See on väga vastik koht, kus on, see on nii tume ja sünge koht, kus olla. Sealt lihtsalt, kui sa kunagi avastada, sealt peab läbi murdma, sealt peab läbi murdma, seal ei saa liiga kauaks sinna jääda, siis see on nii, ma arvan, ta hakkab tervisele, ta võib hakata tervisele. Selline enesehävitusprogramm võib sisse lülitada, mis ei ole nagu hea. Ja niisiis kokkuvõte. Sihtmärk, jõukohased sammud, üks asi korraga, suhtumine paika ja minek ja usk, suhtumine ja usk peab olema, nagu see on vundament. Ilma selleta, mida me teeme, me ei tee mitte midagi ilma usuta, see usk peab tekkima. Ma tean, et seal nõrgas kohas seda usk, see on esimene asi, mis tähendab, enne kui sa üldse selle esimese jõukohase sammu saad võtta või üldse teki pealt endalt ära võtta või kuskile poolegi minema hakata, usk. Nagu kui seda ei ole, siis ei ole hea koht, kus olla. Nagu on palju paremaid kohti, kus olla. Aga usk. Ja kõige hullemaga rahu tegemine. See annab teatud vabaduse. Teatud vabadus ja julgus kaasneb sellega.
vot, kui omalt poolt midagi on sul lisada siia, mingeid näpunäiteid või mingisuguseid vaatenurki, mida ma ei ole osanud näha või mis minu teekonnale või kogemusele võiks kasuks tulla või teist ükskõik kelle, siis võid kirjutada. Jah, soovin kõike head sulle, palju jõudu, vastupidavust, usku, sisemist kindlust, julgust ja mängulisust. Vot, kuule, aga kõike head.